Tere tulemast kõigile hokisõpradele. Hakkame vaatama hooaeg 2022-2023 naiste PAF hokiliigat. Ja kuulsite õigesti, sellest hooajast alates on olemas ka nimisponsor naiste hokiliigal. Ja selleks toetajaks siis PAF. Avamäng täna 24. septembril on siis eelmise hooaja finalistide vahel ja tuletame meelde, finalistideks olid siis Roosa Panter 1 ja HC Grizzlies. Sellel hooajal on meil Roosasid Pantreid võistkondsid 1. Et kui mäletate, siis eelmise hooaja lõpus juhtuski niimoodi, et Roosa Panter 2 lõpetas mängimise, sest lihtsalt erinevatel põhjustel ei suudetud panna välja võistkonda, aga see on nüüd ajalugu ja väga paljud, kes toona mängisid Roosa Panter 2 on nüüd ilusti ka rivistuses. Kui te nüüd vaatate näiteks HC Grizzlies soojendust, siis te panete tähele, et neid on ootamatult palju väljakul. Et kui eelmisel hooajal oli selline tavaline seal 10 väljaku mängija juures või paremal juhul natuke peale, siis täna ma lugesin kokku, on neid üles antud lausa 18 väljaku mängijat. Kust see muutus siis tuli, oli see, et on juurde tulnud sinna nii noormängijaid, on tulnud juurde mängijaid ka sellisest naisteklubist nagu Arctic Foxes. Peaks olema täna lausa 4 tükki. See on üks klubi, kes oma jõududega ei ole ennast meistriliigasse murdnud ja siis mängib nüüd HC Grizzly eest. Ja võib-olla kõige sellisem huvitavam lisandus on see, et HC Grizzlies mängivad nüüd Delen Schüle ja Svetlana Tšupsman, kes olid siis eelmisel hooajal Roosas Pantris, kus juures Delen Schüle on üles antud väljaku mängijana. Et saab siis näha, et kas satub ka HC Grizzlies väravasse hooaja jooksul, sest ega need oskused pole kuskile kadunud. Täna jah, teda me kahjuks küll ei näe. Roosa Panter siis tumendates särkides näeme vasakul. Jah, siis Roosa Panter loen tegelikult koosseisud ette kohe. Alustame siis kodunaiskonnast Roosast Pantrist. Väravas näete Jonna Moilanen, oli ka eelmisel aastal nimekirjas, aga hooaja jooksul platsile ja vist isegi mängudele ei tulnud. Siis on veel väravahina antud üles Ingrid Suudar, kes täna on küll kohal, aga väikese haiguse tõttu ei ole mänguvalmis. Kaitsjad number 13 Teele Reede, number 23 Mari-Liis Kumm, number 27 Noora Vont, number 28 Amanda Sepp. See 4 siis, jah, Teele Reedet nägime ka Roosa Panter 1, aga ülejäänud siis Noora Vont on uus nimi ja teised siis Roosa Panter 2. Ründajad 5 Kirkekulla, juba tuttav nimi, 14 Jana Tamberg, 42 Ester Talsi, ka Roosa Panter 2 eelmisel hooajal, 70 Edith Pärnik, 71 Diana Kaareste, 77 Karin Kool, samuti Roosa Panter 2 tulnud. Number 91 Snezana Piljankina ja number 98 Svetlana Šostak. Treener on Serhi Lubinin. Kui mäletate, peatreener on siis vahetunud Roosa Panteril. Eelmisel hooajal oli Aivar Sikk, abitreener Oleksi Lubnin. Nüüd peatreener on Oleksi isa Serhi ja arstin üles antud Mari-Liis Kumm. Ja loen ka ette Grizzlid. Väravas number 10 Helena Liive, eelmisel hooajal siis HC Wolferiin rivistuses. Number 3 Nelli-Raid kaitsja, number 6 Kadi Ross, 8 Emilia Koger, samuti kaitsja, 11 Helen Mölder, 12 Natalia Kruglik, 15 Svetlana Tšupsman, 17 Merili Ilmjärv kaitsja, 18 Jaanika Väliste, 19 Julia Mango, 21 Marili Ärmand, 27 Agate Margareete Jürgenson, kaitsemängija, 29 Svetlana Hotenko, 32 Susanna Perezena, 35 Mari Rull, number 44 Kristin Eero kaitsja, 59 Amalia Keller, 77 Loviisa Lees ja number 89
kaitsjana naiskonna kapten Kristin Lauk-Kurtavõi. Soovime siis tagantjärele õnne talle, kui te märkisite, siis ta nimi on natukene muutunud. Ja mäng on alanud ja hooaeg 22-23 on alanud. Vont ja Sepp kaitsepaar. Keller 59 kohe survestamas. Väga huvitav mängija, noor mängija Keller on läinud siin iga hooaega järjest paremaks, et kindlasti vaadake teda ja jälgige, mida suudab. Vaatan, et alustanud on kaitses Ruuglik ja Koger, et algviisikus ei olnudki siis seekord Lauk-Kurtavõid. Ma väga vabandan, kui ma selle nime nüüd mõnikord valesti ütlen, poolikuna. Tänane mäng nüüd, mis on veel, ja Kaarest saab viskele ja proovib leida seda tagumist nurka. Läks siis eelmise hooaja HC Kristi väravaht Soome mängima. Ja nüüd Elena Liivel jäi natuke kaugele pealevise. Tundus, et padjast põrkas eemale. Pärnik väga ohtliku viskega. Liive viskub peale litrile. Et siin, kui jah, nüüd Roosa Panter sai suruma, siis tegelikult hoiti väga surve all Kristit. Mõlemad naiskonnad vahetavad. Et jah, nüüd eelmise hooaja võiks öelda 2 parimat väravavahti. Üks siis Roosa Panteri poolelt ja teine HC Kristisest. Ei jätka vähemalt väravast sellel hooajal liigas, kuigi jah, ma arvan, et siin asjaolude kokkulangemisel võib siiski Telen Süület leida ka Krisli väravast. Nii, küsib Lauk-Kurtavõi ja tagant kaitsest viskab peale põlvekatesse. Jõuab ise esimese näole. Selline väga ohtlik liigutus, et siit võib tulla ohtlik vasturünnak, väliste viib tsoonist välja. Ross ei saa kätte seda. Kui siin jah, eelmisest toast veel rääkida, nüüd pealevise. Moilanen püüab. Et siin uus hooaeg, mõned uued nimed peab olema tähelepanelik nendega. Et eelmisest toast siis mäletame, et põhiturniiril Roosa Panter, toona siis Roosa Panter 1 võitis HC Kristit 3-0 ja 2-0 ja finaalmäng oli ka 2-0. Aga ma julgen ennustada, et täna tuleb sellest erinev skoor. Nüüd on 6 mängijat Kristil platsil. Kohtunik ei pannud liitud mängu ja Kaarest saab litri. Hakkab tõusma tsoonist välja. Jõuabki Kaarest ja mängib siis tsentripositsiooni. Jõuab värava taha, otsib seda söötu, proovib nurgas sisse sokutada käed taeva poole värav. 1-0 on Roosa Panter läinud ette. Et see värav nüüd tuli lausa nii ootamatult, et ainuke, kes seda nägi, oligi Kaarest ise. 2,5 minutit mängitud, Roosa Panter juhib 1-0. Hooaja alguses, mitte hooaja alguses, aga enne hooaja algust oli ka testturniir Kohtla-Järvel, kus siis mängis eelmise hooaja esinelik Roosa Panter, HC Kristis, Tartu ja võõrustajana siis Everest. Ja seal turniiril võttis võidu Everesti naiskond. Teiseks sai Roosa Panter, kolmandaks nii Pärnik, vaatame selle momendi ära. Kirkekulla söödab tagasi Pärnikule värav. Siin tuli küll nüüd Roosa Panteri esimese koosseisu suurepärasest söödutööst see värav, et Pärnik jättis viskamata sööt Kirkekullale, tagasi sööt ja oli see nurk tegelikult osava mängi jaoks täiesti vabaks jäetud.
Pärnik siis tuletame meelde, mängib ka saalihokit, nagu paljud teisedki jääl olevad naised. Kiire algedu, vähem kui 3 minutit mängitud, 2-0 juhib Roosa Panter. Tamberg söödab taha, natukene lühikeseks jäi Teele Reedele see sööt. Tambergil otsib sööt, aga eespool pole kedagi. Reede üritas tsooni visata, aga ebaõnnestunult. Keller võtab hoo üles, natukene jah, see puude ei olnud hea, põrkas liiga kaugele. Nurgas võitlus, Kumm HC Kristli poolt, siis number 15 oli meil Tšupsman. Jaa. Et ei tunnegi teda kohe Kristli riietuses ära. Liiter Roosa Pantri käes, sööt nüüd jäi selja taha natukene. Keller läheb üksi tsooni. Tamberg takistab. Tagasi Laukurtavoi. Pealevise nurka, hea värav. Ilusti posti kõrvale antud ja tuli sellise värava jaoks ebameeldiva kõrguse peal. Täpselt üle padja. Jah, ei teagi, kas jõudsin öelda, et sellist seisu nagu eelmistel hooaegadel ma ei oota ja jäi mainimata nüüd selle hooajalise testturniiri seis, kus Roosa Panter võitis siis 2-1 HC Kristlit ja seda seisu me näeme praegu tabloo peal ja mängitud kõigest 4 minutit. Mölder saab, vasakul oli söödi võimalus Rossile, aga proovis otse peale visata ja värav oli logosse, et kui seal on väravaht ennast positsioneerinud hästi, siis sealt ikkagi läbi visata on raske juba. Väliste ja Kaareste lahti viskel. Kas siit kool kukkus veavääriliseks, seda ei loetud. Kaarestel hakkab tõusma. Saab paremal kool, vasakul proovib üksi läbi minna tagant kätt. Elane Liivet tõrjus selle ja tõrjus otse. Vaatame, kellele ta ette tõrjus selle. Ja Ester Talsi. Roosa Panter 2 siis. 3-1, et väga rohkete väravatega on alanud see mäng. Ja nagu ma ütlesin ka, et mõlemal siis naiskonnal oli 2 peale 2 sellist tõelist puurilukku eelmisel hooajal. Seekord on nüüd on natuke see pilt erinev ja astudes sellega Jonna Moelanini taset ma ka ei tea. Ma tean, et siin vaadates natuke tema ajalugu, mis on internetist leitav, siis on mänginud Soomes pikalt noorte võistkondades. Aga nüüd Pärnik saab läbi ja pealevise selle tõrjub nüüd Liive. Liiter Roosa Pantri käes. Nüüd siin demonstreeris vahepeal Laukurtavoi, kuidas võib mängida ka vabalt ilma kepita. Ja see on täiesti legaalne. Kumm ja läks tsooni viga. Oli seal Kaareste kukkunud boardi ääres, ei olnud piisavalt kiiresti välja tunda ja ei märganud teised seda. 5 minutit mängitud esimest kolmandikku. Seis 3-1 Roosa Pantri kasuks.
tsooniviga ja kes meil siin number 91 kärsitu oli Beljankina, kes läks, kas Noora Vont läks siis jah litriga tsooni, aga ei jõutud siit ründajad ära oodata seda momenti. Vont. Roosa Panter tsoonis. Oli hea sööt jälle värav ette. Et on natuke minulgi harjumatu, et kui siin, kas siit tuleb pikkviter nüüd, ei lase Moilanen seda üle värava joone. Et on minulgi natukene harjumatu, ei tunne neid mängijaid veel kõiki uusi või kes on uue särgi saanud. Šostak. Suutis Mango nüüd, Julia Mango, kes ka Arctic Foxidest tulnud, takistada piisavalt. Kruuglik värava taga. Kaks siis valgetes särkidest, kaks siis, alguses võib mainida siin Arctic Foxi siis nii-öelda kasvatajaklubiga mängijat. Kristi Neero sai, Mari Rull sai nüüd litritsoonist välja, aga ei õnnestunud Roosa Pantri mängijast mööda mängida. Koger mängib endale keskel ette. Koger ja Kaarest, et pikaks Ritter ei lähe, boardi kaudu välja. Keskele Vont. Rull ja Vont siin kiirendavad sama Ritti peale. Vondil kiiremad jalad esimest aastat naiste meistriliigas. Kaarestuse Ritri. Viskab peale, aga jäi, tundub jah, Lauk-Kurta või jalgadesse. Eelmisel hooajal siis HC Grizzly võiks öelda, võttis täieliku maksimumi oma hõbemedaliga liigast, kes jälgisid seda. Ja siis oli HC Grizzly koosseis oluliselt lühem ja üles ehitatud eelkõige siis Lauk-Kurta või ja pealevise kõrgega mööda välistelt ja väravavahile. Ja see täiesti toimis. Et nüüd on niimoodi, et väravavaht on muutunud. Lauk-Kurta või oskused ei ole kuskile kadunud, kindlasti isegi paremaks läinud. Ja koosseis on oluliselt pikem. Ma näen, et siin ei ole täpselt statistikat muidugi, aga näen, et siin mängidatakse rahulikult ikkagi kõiki. Pealevise ja ilusti Jonna Moilanen püüdis selle. Natukene oli niimoodi, et võib-olla raske näha, aga õnneks see nii-öelda mask ei olnud tal väga lähedal. Kaheksa minutit 11 sekundit mängitud esimest kolmandikku. Lahtivise Roosa Pantri tsoonis. Mööda boardi välja, Kruuglik paneb siin, pani uisu ette. Pärnik sai küll litri, aga kogenud kaitsena turvas ilusti teda tagant. Kirke Kulla mängib, ei suutnud mööda mängida. Korraks juba tundus. Tšufmanis siis. Tšufman ja Telen Süüle puhul on nüüd selline huvitav fakt ka, et eelmisel, vaatame ära selle momendi, Pärnik. Kaareste litriga. Kulla. Pärnik saab, jälle sõidab Kaarestele ja värav. Toimib väga hästi see esimene ründekolmik Roosa Pantril. Kulla, Pärnik, Kaareste. Seis 4-1 mängitud 9 minutit 2 sekundit.
aga jah, kuhu mu mõte ei pidama, oli see, et eelmisel 2 hooajal siis olid meistrid, oli meister Roosa Panter. Hooaeg varem jäi hooaeg poolikuks, ei mängitud võitjat välja. Ja enne seda 2 hooaega oli meister HC Everest. Ja kõigil nendel hooaegadel, mis meistritiitel välja mängiti, on meistritiitli saanud siis selline tandem nagu Svetlana Tšupsman ja Delen Schüle, kes on nüüd liikunud HC Panterisse. Kas nad võtavad oma meistriõnne siia kaasa, näitab hooaeg. Schüle siis nagu mainitud küll on üles antud väljakumängijana, aga ma täitsa kujutan ette, et näeme me teda hooaja jooksul ka väravas, aga see on tõesti ainult minu spekulatsioon. Rossile väravati sööt. Oli täpne sööt sinna värava ette. Ja söötjaks oli Elen Mölder. Ei tabanud seekord Litrit. Aga jah, tekib Aatsa Kristjanil momente. Et ei saa öelda, et seis jah, 4-1 lihtsalt ega Roosa Panter on olnud palju tulemuslikum. Et käiakse nii ühe kui teise väraval. Ärman nüüd suutis nii palju takistada kesktsoonis, et ei lastud Tambergil mööda sõita endast. Sepp hoiab Litrit tsoonis. Ja Kaareste viskab jälle nurka. Ester Talsi. Nüüd see sööt läks korraks ilma adressaita. Ross tõuseb. Vaatan, Väliste tuleb keskelt. Kaareste keha vahele. Ja võttis Litri ära, aga Väliste lükkab ikkagi Roosa Panteri tsooni. Mölder seal üksi survestamas. Väliste proovis jõuda, ei jõudnud sinist kinni panna. Pruugid keskele sööt. Ja Ester Talsi korralt kepptakerdus saab nüüd peale viskab. See nüüd oli Elena-Liivele lihtne tõrja. Kaareste mängib Julia Mango olukorrast välja. Pittar väravas lahti. Teelereede joob Litrini. Vaatame, otsib söötu Kaarestet. Otsis silmadega, jõudiski Kaarestini Littar. Talsi läheb vahetusse ja jõudsid vahetusse ära teha, aga Littar jääb marirullile. Mango. Ja suunab värav ette. Oli marirullini jõudmas selle. Kulla paremalt Karingool. Keskele Kaarestele. Pealevise. Selle nüüd sai Elena-Liive kinni. 3 minutit, 3 sekundit, esimese kolmandiku lõpuni. Nüüd kohtuniku nimed minuni ei jõudnud. Pean paluma vabandust, tunnustasin ise ka küsida, aga üks kohtunikest oli eelmine Hokiliidu peasekretär Rainer Kommi või tegevjuht. Ma ei mäleta, kuidas see ametinimetus tal kõlas. Et siin suvel nüüd andis ta ametipulga üle. Värava tagant sööt ja läks Roosa Panteri kaitsetsooni. Lauk Kurtavoi ei lase tsoonist välja tulla. Viskab peale. Ja selle Moilanen püüab. Hokiliidu uus tegevjuht siis Zaitsev, Valentin Zaitsev, kui ma nüüd peast nime õigesti ütlesin. Ärman ja Kaareste lahti viskal. Kaareste järjekordselt võidab selle. Hakkab kohe vära tagant ise tõusma ka.
vaatab siin Pärnik, pakub ennast. Jõuabki Pärnikule, saab selle kätte Laukurta või kaitses. Üks jah. Kui mitte parim, siis üks parimatest kaitsemängijatest, siis on HC Kristli kapten. Alustas, kui mäletate, siis Eesti koondise avaviisikus. Kumm Kaarestele. Härmand hoiab sooris, Keller pealevise, otsis ja pealevise Härmand uuesti. Ja oli, ja siin Härmand tõstis käed kõige kõrgemale. Neli 2 HC Kristli on vähendanud vahet. Siit tuli palju kordusviskeid, oli Härmandil võimalus, oli Kelleril võimalus, kes esimesena proovis leida seda esimest auku seal põlvepattide vahel. Et natukene võib see jääda kripeldama nüüd Roosa Pantri kaitsele, aga see on juba nende treeneri otsustada. Aga põnev, 4-2. Nii. Oli nüüd Roosa Pantri suure, sai nad tsoonist välja. Sepp. Mölder ei lase välja. Ross. Väraves välist Mölderile. Jõudis seal kaitses takistada, kes meil oli seal. Väga head tööd tegi kaitses. Pean numbri järgi vaatama. 27. Noora Vont. Noormängija. Sepp ja Noora Vont olid siis ka, kes juhtus vaatama naiste Balti liigas üks kaitsepaar klubide koondise rivistuses siis, kus oli peaaegu kõigidest klubidest mängijaid. Et näha, et Roosas Pantris siis neid ka pannakse kokku mängima. Et Amanda Sepp siis kindlasti ka väga arenenud eelmistel hooaegadel ja eriti, ma arvan, just sai indu juurde sellest ülesastumisest Roosa Panter 2 võistluskogemusest. Noora Vont, pean tõdema, ta tausta ei tea nii palju veel. Luban viin ennast kurssi järgmises mängudes räägin, et tundub hea liiklusega, noor ja kiire mängija. Kindlasti väga, väga vajalik Roosa Pantrile. Sööt keskele Mangole, suutis Pärnik ära takistada. Ja esimene kolmandik läbi. Seisul 4-2 minnakse lühikesele puhkepausile. Roosal Pantril tiitlikaitsjana esimene ehmatus on kindlasti möödas, sest ega tegelikult keegi ei tea, mis hooajast ja vastasest alguses oodata. Kristli on näidanud, et suudab skoorida ka Roosa Pantri vastu. Roosa Pantri pool siis pink on, ütleme tavapäraselt pikk, aga tegelikult puudu on siit eelmist hooaegade sellised nimekad mängijad nagu Kairi Leet, Evelin Roosileht ja Kadri Reitalu. Ja täna ei ole kohal näiteks Reine Kotkas ja Margit Rand, kes on ka üles antud, et esimesed kolm nime siis Leet, Roosileht ja Reitalu vähemalt praeguse seisuga ei olegi liigasse üles antud. Et kas nad hooaja pealt liituvad, ei oska öelda, et sellele, kui me vaatasime siin hooajalisi intervjuusid, siis tõenäoliselt neile viitas siis ka kapten Diana Kaareste, kui ütles, et loengi ette, et meeste naiskond alustab uut hooaega oluliselt uuenenud rivistusega. Kaareste hinnangul küündib uute mängijate osakaal koguni 60%. Naiskonnaga on liitunud nii eelmisel hooajal Roosa Panter 2 koosseisu kuulunud mängijad kui ka noored tüdrukud, kes teevad hoolega trenni. Osad mängijad veel taastuvad. Eelmisel hooajal oli meil palju vigastusi, aga keegi pole uske nurka visanud. Ongi aega anda noortele võimaluse ja võtta suund jätkusuutlikkusse tagamise poole. Uus põlvkond kasvab peale, tüdrukud on väga motiveeritud, rõõmustas kapten. Ja üks asi jäi veel päris alguses mul tegelikult mainimata, et
me teeme küll mängust ülekande, aga see tuleb nii-öelda ettekandmisele hiljem, kuna siin Live TV käes on nüüd nii meesteliiga kui ka Pahv naiste hokiliiga, siis 2 mängu on samal ajal ja paraku juhtus niimoodi, et antud mäng siis otse ei jõuagi eetrisse, aga näeb seda tagantjärgi. Ja mina kommenteerin otse, nii et mina lõppseisu ei tea. Minul põnevus igal juhul püsib veel. Ja vaatame ka korra üle, mis on Hatsi Grizzlies rääkinud hooaja nii-öelda eelvaatest. Grizzlyde eestvedaja, kapten ja kaitseliini tugitala Kristin Lauk-Kurtovoi tunnistas, et kevadine kordaminek seab naiskonnale uueks hooajaks ülesande oma taset hoida. Eelmisel hooajal läks hästi, vähema kui hõbemedaliga ei saa meiega nüüd leppida, sõnasta. Naiskonna jaoks oli suvi väga tihe ja töökas. Oleme terve suve trenni teinud, puhanud polegi, ainult mõned üksikud mängijad said veidi hinge tõmmata. Tegime üldfüüsilisi treeninguid ning lisaks jäätreeninguid 2 korda nädalas. Alates septembrist lisandusid ka teooriatunnid, kus analüüsime, kuidas vastased uiskudel liiguvad. Oleme hooajaks põhjalikult valmistunud, kinnitas Lauk-Kurtovoi. Päris põnev, nagu kuulsite, et võib näha siin teatavate treeningute kvaliteedi tõusu, et hakatakse analüüsima vastaseid isegi. Nüüd, kui on tulnud nooremad mängijad ja vastastel on ka uusi mängijaid, siis tõepoolest võib kasu tuua. Varem siin oli ilmselt niimoodi, et kõik mängijad juba ammust ajast tundsid üksteist ja oma üksteise võimeid. Kirkekulla pääseme nüüd üksi läbi. Kruglik seal kaitses, Tšupsman sööt Kaarestele värava alla. Nüüd jah, siin natukene kaitses oleks võinud Hatsi Grizzly teistmoodi mängida, et jäid kolmeksi vaatama selle Kirkekulla tulemist. See nüüd Kaarest ise ei jõua väravaine. Peter Tsoonis sööt paremale äärde. Sööt keskele tagasi. Pärnikud siis Kaarestele. Kaareste sai liikri uuesti. Tšupsmani vastu võitlus käib. Koger. Siin Roosa Pantri Esek Kulla. Pärnik ei saanud liitri pihta, oli hea positsioon tal. Roosa Pantri esimene koosseis on siiski päris tugev, peab ütlema, et okei, Lauk-Kurtovoid ei ole praegu mängus Grizzly poole pealt, aga Tšupsman, Koger, Keller, Ärmand, täiesti põhimängijad. Number 12 Kruglik. Saab Keller selle tsoonist välja viia. Vont esimese näol. On hea kiire mängida tegemist. Nii palju, kui olen näinud tema mängu siin kokku 17 minutit siis. Kruglik ei jõua litrini. Sepp ja kogenud võitjad. Kogenud mängima tõstis kepi üles. Tõuseb Tamberg väliste keha vahele ja põrkega tsoonist välja. Korraks oli jah tsoonivea oht, aga liitrit ei puudutud. Kruglik on nüüd pika vahetuse teinud, peaks ilmselt tulema juba vahetusse, aga ei ole sealt oma poolelt välja saanud, et tuletame meelde, teisel kolmandikul on vahetuspink siis endast kaugemal. Nüüd otsiti siin Lauk-Kurtovoid värava ees, välis saab viskele kaugelt üle värava. Selline ja Lauk-Kurtovoi värav, kes see siin sudisid seal Moilanen ees, esimese pealeviske tegi Lauk-Kurtovoi ja vaatame, kes see väravaautor meil võis olla. Välisse tuli esimesena, aga kas äkki oli hoopis Mölderse, tundus. Aga ei olegi oluline, seis 4-3 Roosa Pantri poolt vaadatuna vahe on ühe väravaline ehk minimaalne.
3 minutit mängitud teist kolmandikku. Poger lükkab tsooni. Vont teal. Ja nähes tema liikumist siis kaitsest üles pealevise. Suutis Liive selle tõrjuda. Tundub, et siin on tegemist Roosa Panteri ühe uue põhimängijaga. Kahtlemata. Et kui siin Roosa Panter hoiab tsoonis Ester Talsi, keerab niimoodi, et sai isegi värava peale minna. Kaareste. Litter kinni. Et kui siin nendest nimedest, mis ma enne ette lugesin, siis kaitses mängis näiteks Leeter Roosileht ja on nüüd puudu. Siis Roosa Panteril on kindlasti sinna kaitses tulnud üks väga tugev mängija asemele. Väliste lahti vist veel ja võitiski Littri. Sai korraks tsoonist välja Aatse Kristi selle. Teiselt poolt siis oli lahtis veel Peljankina. Neero üritab tsoonist välja viia, ei õnnestu välistada ka. Kulla võitleb seal Roosa Pantri poole pealt. Pärnikuga saad nüüd 8 minema. Pärnik otsib kohta, pealevise. Ja läksid Mari-Liis Kummi jalgade juurest välja. Kumm ise tsooni. Sööt taha, Kulla. Mööda jääd seekord. Litter põrkab värava ette, aga ei ole seal Roosa Pantri mängijaid. Ja Kaarest ja Lauk-Kurta või siis kiirendas nii, et Kaarestest mööda ei saanud, kaotas korraks tasakaalu. Pealevise Pärnik väravast mööda. Ka tegelikult ohtlik vise, sest et ta tuli põrkas otse tagasi värava ette. Väravat peab olema väga tähelepanelik sellistega, et tundub, et vise läheb mööda, lähebki. Aga tuleb siis kohe värava ette tagasi. Vahetuste virvarr vahepeal tõuseb Fontele kaitsest. Läheb värava taha, vaatame ees seal, saab uuesti kukkudes peale visata. Et ees oli Šostak kohta otsimas, aga Kristi kaitsed ümberringi. Lahti ise Kristi tsoonis. Otsitakse seda Litrit värava alla. Tšupsman. Väike kukkumine. Ponte Tšupsman. Härmalt saab Litri. Keller jäi Kelleri taha, ei saanud Keller hoogu üles võtta. Härmalt saab värava taha. Tšupsman liigub värava ette. Keller samamoodi. Võitlus seal päris tugev kehamäng, aga reeglite piires. Keller nüüd mängib jalakett endale, sööt keskele, aga läks see nüüd Vondi saagiks. Ja teisel kolmandikul peab olema väga tähelepanelik vahetustega. Sepp jõuab nüüd Roosa Pantri poolt esimesena Litrini. Et kindlasti ei saa 2 kaitset korraga vahetada. Et siis sellised olukorrad, kui on ka tsenter näiteks vahetuses või ei pane tähele, lõpvad lihtsalt väravahile väga ebameeldivalt, kui jätavad ta üksi siis vastasmängijaga. Keller värava taga. Täna on juba mitu väravat tulnud sellisest väravesisest võitlusest, kui Litter on lahti ja mitu korda tuleb reboundi vastu väravahi patju. Poger
ja tuli isegi peale vise. Et Reede ei saanud siin jalaga pihta, aga oli valmis Moilanen selleks. Et jah, ei ole mul tegelikult täpselt teada, mis taktikaga plaanis Roosa Panther peale minna 2 väravahiga, aga jah, nüüd Moilanen alustas ja mängib lõpuni. Nagu mainisin, siis Suudoril väike tervise probleem oli hommikul. Paarest suutis nüüd visata väravale peale, aga selline väga tugev vise ei olnud. Rossile see söötud selja taha pisut Kogerilt. Kruglik välistele. Ei saa tsoonist välja. Mölder. Ja tsooniviga. Siin nüüd natuke oli Krisli õnne ka, et läks Kirke Kullasaagiks, aga mitte temal, aga ma ei pannudki tähele, kes see Roosa Pantri mängija oli, kellel see jalg oli natukene tsoonijoonest üle. Väga ohtlik on siis kaotada litreid emma-kumma sinise joone juures. Et sealt kohe võib areneda ja arenebki vastu siis kiirrünnak. Peaaegu 8 minutit mängitud teist kolmandikku. Seis vägagi intrigeeriv, 4-3 Roosale Pantrile. Paareste Pärnik otsis seda kohta, Moilanen püüdis ja pani litri kinni kindlalt. Vabandust, mis ma räägin? Elena Liive, loomulikult. Et ja alguses ma kipun võib-olla mängijaid veel segamini ajama, kui protokolli kogu aeg ei vaata, aga väravahtide omavahel segamine ajamine on küll natukene liiga suur eksimus. Rull. Mango litril. Ei õnnestunud. Kulla. Kaareste. Ja uuesti proovib Kaaresta keerata ja visata. Seekord pisut küll kaugemalt. Et Elena Liive oli selleks valmis. Et eelmine, kus oli vist 1-0 või 2-0 värav oli küll suhteliselt ootamatu väravahi jaoks. Võidab Roosa Panther selle lahtiviske. Keskele Tamberg ja värav. Vaatab, kes meil sööt oli 98 Šostak. Sööt Tambergile ja oli see üleline nurk vaba ja no ühe puutega üles nurka. Suurepärane soovitus, midagi ei oska öelda. 5-3 Roosa Panther on läinud ette. Suutis nüüd Kristis võita selle lahtiviske, välista. On nüüd pikalt tsoonis siin keegi Kristi oma. Aga Teresin oli see. Koger võitles, ei saanud omale litrit väliste. Vaatab Kruglik teisel pool. Sinna ei riski sööta. Pikalt tsooni, siit tuleb vist, kas vist oleks pikk liter, ei. Koger üritab värav ette mängida. Seekord Teele Reede jalast mööda ei saa. Roosa Panther tõuseb. Terava nurga alt peale see nüüd Šostakilt. Kaareste. Ja nüüd on jäänud Talsi vasakul paremal Karingool. Eelmise hooaja siis Roosa Panther 2 võtmemängijat. Sain hooaja lõpus Talsi kahjuks vigastada ja mis oli ka, vaatame olukorra ära. See nüüd lahenes.
Kristli kasuks, et sai jah kahjuks talsi vigastada, see oli ka üks põhjus, miks Keller peale visat väga tugev vise, nägite. Küll mööda, ei näinud, kes aitas väravaht kaasa. Aga jah, sai siis, ei saagi oma eelmist mõtet lõpetada talsi ja oi, kus läks tõstma 100 litrit, aga läks see kepp liiga litri alla. Et tõsta liigutus oli, aga no mis seal ikka, järgmine kord õnnestub. Et jah, talsi siis eelmise hooaja lõpus sai vigastada ja see oli üks põhjus ka, või mitte isegi lõpus juba, no ütleme lõpus, et ja see oli ka üks põhjus, miks Roosa Panther 2 siis liiga mängimise ära lõpetas. Aga on hea meel näha, et on tagasi ja hoos. Ja nagu see eelmisel hooajal korduvalt öeldud ka, siis noh, see, kuigi Roosa Panther 2 ei mänginud hooaega lõpuni, siis mina igastahes kiidan seda ettevõtlust, sest sealt said väga paljud mängijad väärtuslikke mänguminuteid, mida nad nüüd sellel hooajal, nagu näha, ongi vaja kasutada. Pännik ja Lauk-Kurtovoi võitlevad. Tuli nüüd liter kullale, sai visata, Liive tõrjus, et jäi siis kullale see ebamugava poole peale see vise, et läks natuke aega, oli väravail aega sättida. Kaareste. Lauk-Kurtovoi sai korra ära. Vabandust, see oli nüüd Mölder, jah. Siin naismängijate tuvastamisel tihti numbrist ja nimest seljal ei olegi abi, et kui on ühesugune samasugune kiiver ja samasugune elepats, siis see juba nii palju segab seda. Kumm esimesena litri juures. Aga Mölder sai selle. Koger. Tamberg survestab. Beljankina teiselt poolt. Nüüd ja välist ei lugenud seda Mölderi plaani läbi. Ruuglik mööda boardi ja saab välist selle välja viidud. Aga Vont jälle esimesena. Ja hoiab Kristi seda tsoonis. Nüüd küll Beljankina sai ise tõusta. Kaitse on ees, viskab isegi, aga läheb mööda väravast. Sepp viskas, oli selle peale viska autor. Paistab, et siin on juba vaja välja kujunenud kaitsepaar Sepp ja Vont siis Roosal Pantheril. Beljankina. Vabandust, 98 on Šostak. Žana Beljankina on siis 91. Ester Talise otsis seal kohta. Värava ees välist ei lase viset teha. Pikka liitrit ei anta. Teise kolmandiku ja pikema pausini on meil nüüd 1,5 minutit. Et kuna jah, see mäng nüüd otseülekandena ei tule, siis pikem paus võib-olla saab olema sama lühike kui ka eelmist paus, saab näha, ei oska öelda. Ma mõtlen siis järelvaatamise jaoks. Kumm söödab keskele, Kaareste. Natuke oli ohtlik sööt, et oli seal, ei pannud tähele, kes Julia Manga oli seda vahet lõikamas, vasak ründaja AC Kristil ka esimest hooaega liigas. Viimane minut teisest kolmandikust on käima läinud, 5-3 juhib Roosa Panther. Tagantkätt peale vise. Jälle toimub selline väravesine võitlus, aga Eelena Liive nüüd ei jäta midagi uus oleks. Liter kinni. On sellised olukorrad juba ära karistatud, et siin nüüd oli kuulda, et juhiti tähelepanu siin, et pikad vahetused peaks lühemalt tegema, aga teisel kolmandikul on nii, et kui sind ikka surutakse oma tsooni kinni, siis on sealt tõesti raske tulla vahetusse, ilma et sa ei jätaks ühte positsiooni tühjaks.
Kaareste võitis lahtiviske. Sepp pealevise ja suunas selle litri väravõrku siis Diana Kaareste. Söödupunkt Amanda Sepale. Ja see näitab, et tasub visata ja suunata peale. Et läheb siin Amanda Sepp esimesena õnnitusi vastu võtma, aga jah, minu silma järgi tundus, et värav peaks minema Kaarestele, aga mina ei ole ametlik protokoll, nii et seis 6-3, teise kolmandiku lõpuni 40 sekundit. Pärnik, nüüd Vont. Lauk-Kurtovõi võtab litri, viib. Ei jõua Kristin Eeroni. Liter tsoonist väljas. Loviisal ees ei ole teda mängus tähele pannud. Ilmselt on käinud platsil, aga Kaareste pealevise Liive tõrjub. Ei saanud jah, tsoonis hoitud nüüd Sepp, aga Vont julgestab kiirete jalgadega litri järele ja juba avanes seal Kirkekulla ja on teine kolmandik läbi. Nüüd vähe pikem paus ja oleme varsti tagasi. Nii, millised on sinu ootused tulevale hooajale? Suured, kindlasti suured, et rohkem treenida kõiki, rohkem inimesi trenni saada, üldse rohkem jääl olla. Ja kuidas on tunne nüüd olla uues kuues? Nüüd on teil ju hoopis Hakka Viljandi, mitte Fuuriad. Ja, meil on täitsa veider, see on nüüd see esimene särk, mida meil Viljandi hokiklubil on, nii et saan siin praegu kõigile öelda, et hoopis muu on see, et ei ole enam roosad nunnukad, vaid nüüd oleme ikkagi, võib-olla tundume tõsisemad. Väga hea. Aga millised on teie naiskonna sellised ootused või õhkkond trennides? Kuidas te üldse naiskond ennast nii-öelda tunneb praegu enne hooaja algust? Ärevalt. Küllestest, et meil ei ole jääd veel ja siis me ei saa nii palju trenni teha ja tahaks ikkagi rohkem mängida ja rohkem seal väravaid visata, kindlasti kiiremat mängu ja kogemusi. Väga hästi. Ja mida saab siis Viljandi sellel aastal pakkuda fännidele ja vaatajatele? Ma loodan kiiret mängu, palju väravaid meie poolt. Väga hea. Ja ma arvan, et sükist lihtsalt lõbu. Hästi, aitäh! Millised on siis sinu ootused tulevale hooajale? No ootused on ikkagi võttes jälle see kõige kõrgem koht, et vaatame, kuidas see hooaeg läheb, et meil on uus koosseis, meil on uus treener, saab olema põnev, aga loodame parimat. Millised on teil naiskonnas nüüd see õhk ja atmosfäär, et milline on seal selline õhkkond praegu enne esimest mängu? Õhkkond on väga hea, tüdrukud on hästi ärevil ootuses, ei jõua ära oodata, millal see esimene mäng hakkab, nii et tüdrukud on hästi motiveeritud, käivad usinalt trennis ja on valmis seda tiitlit kaitsma. Väga hästi. Ja mida pakub Roosa Panter sellel hooajal siis fännidele, vaatajatele? Häid ja põnevaid mänge, et fännid tulge kindlasti kohale. Ja kusjuures Roosa Panter on väga tänulik fännidele, et ka eelmisel ja üle-eelmisel hooajal on fännid meil super olnud, et tegelikult on nemad nagu meiega ikkagi nagu 7. mängija platsil ja loodame, et see aasta jätkub samamoodi, aga me kindlasti pakume omalt poolt ka hästi põnevaid mänge, ilusaid väravaid ja võite. Hästi, aitäh! Какие у тебя ожидания на этот сезон? Я надеюсь, что мы отыграем на 100%, что все выложатся, будут правильные установки, и мы сможем все-таки наконец-то взять эту зону. Хорошо. А какой у вас атмосфера и какие у вас в команде эмоции сейчас перед первого игры? Эмоции хорошие, все настроены. Я думаю, все будет хорошо, да? Хорошо. А что вы можете предложить как командой в этом сезоне для
фәnnid, кто придет на игры или будет смотреть в телевизоре? Для болельщиков эмоции, положительные эмоции, да, красивые голы. Хорошо, спасибо. Спасибо вам большое. Millised on sinu ootused tulevale hooajale? No sel aastal sooviks rohkem väravaid tõrjuda, et oleks hästi palju pealeviskeid, siis oleks ka tööd rohkem ja see mäng oleks palju põnevam kui lihtsalt seda oodata, et keegi peale viskaks. Aga milline on teil naiskonnas selline õhkkond, mida naiskond ootab, kuidas te üldse lähete, millise tujuga te lähete esimesele mängule? Kindlasti ootuserevalt. Sel aastal oleme siis plaaninud ikkagi medalile mängida ja tegelikult oleme võtnud eesmärgiks ikka esikoha, et pigem need eesmärgid kõrgemad ja siis on lihtsam kaugemale jõuda, et vaatame ikkagi kaugel tulevikku juba. Väga hästi. Ja mida pakub siis säde sel aastal vaatajatele ja fännidele? No kindlasti meie mängud on sellised eriti sädemerohked. Nii et ma arvan, et kõik, kes tulevad mängu vaatama, siis neil on mida vaadata ja loodame ilusaid ja selliseid põnevustrohkeid hetki ja palju väravaid. Väga hästi, aitäh! Oleme tagasi nüüd mängu juures. Roosa Panter ja kohtub kodujääl HC Grizzliga. Tegemist on PAF naiste hokiliiga uue hooaja, alanud hooaja siis esimese mänguga, kus on vastastikku kaks eelmise aasta finalisti. Seis on 6-3, juhib Roosa Panter. Vahepeal oli seis ka 4-3, kui ma nüüd peast õigesti mäletan. Mis tähendab seda, et mängupilt ja skoor on hoopis teistsugune kui eelmisel hooajal ja mida siis, kui te algusest peale kuulasite, mida siis ennustas ka need muutused, mis on võistkondades olnud. Ja algab otsustav kolmandik, kas et päästa siit nüüd punkt, siis on HC Grizzlil vaja visata vähemalt 3 vastuseta väravat. Kas neil see õnnestub, saab näha. Et siin seni on Tooni andnud nüüd Pärniku käes litter. Kaarest otsib, Pärnik kaotas. Vaatas küll ilusti, mis on hea oskus ilma litrit vaatamata edasi uistada, aga seekord kaotas litri. Koger viskab, proovib tsoonist välja saada. Jõudis küll Kellerini, aga Sepp ei lase välja. Kaareste viib väravast läbi. Et jah, Tooni on andnud ja siis mängu ja jälle nüüd Pärnikule litter, Kaarest väravas. Kaareste viib nurka, vahetavad kohti, Tiina sööd Pärnikule, uuesti ise värava ette. Värava taha. Nüüd mängivad natukene kassi-siirt siin Grizzly kaitsjatega, Roosa Panter. Pealevise liivetõrjus tagant ja ise Pärnikut läheb postist mööda. Ja Grizzly saab tsoonist välja tulla. Et nagu nägite, siis Roosa Panteri esimene kolmik ikkagi annab Tooni ja on siin olnud suurem osa väravate juures autoriks. Et nende oskus ei ole kuskile kadunud. Aga mis on hea meel näha, siis näiteks kas või võrreldes eelmise aastaga on suutnud Grizzly vähemalt nüüd, kui võrrelda neid kahte naiskonda, siis on suutnud ka hakata väravaid sisse saama, jah. Tõsi on, et Roosa Panteril enam ei ole väravast Helen Schület, kes on nüüd Grizzly väljaku mängija, keda me nüüd täna siin veel ei näe, et oleks väga huvitav jälgida tema arengut platsil ka. Aga Jonna Moilanen on ka hea liikumisega. Milline on tema täpne tase, seda me nüüd näeme hooaja jooksul. Ülekannetes välist saab tsoonist välja. Ross esimese näol, Mölder otsib värava juures seal, ei läinud päris värava ette, jah.
seal oli liiga kitsas väraves väliste. Suutis Roosa Panter nii palju takistada nüüd Rossi, et sellist pealevisaga see ei loeks, sest oli tsooni viga tulemas. Et jah, kuigi Litter on visatud väljaspoolt tsooni, siis kovamängija on tsoonis, kellele ei söödet isegi. Siis pealeviske korral oleks tegemist ikkagi ka sööduveaga, nii et see selline sisse läinud värav ei loeks. Hops, see on selline kukkumine, et Koger läks vahet lõikama ja tahtmatult niitis Reeder jalad ära. Talsi Kaareste on nüüd Talsi vasakul on vaba täiesti. Et Kaareste kas ei näinud või igastaks söötu sinna seekord ei tulnud. Keller saab Littri. Vaatame Seppe Keller. Keller on oluliselt kiirem. Alustas tagant, sõits mööda, sööt värava ette. Jõudis siin isegi Lovisale ees selle kepi vahele panna, aga piisavalt takistas seda Roosa Pantri kaitse. Kristi Neero. Kool läheb survestama. Ruuglik söödab täpselt lavale Lovisale eesile. Tuleb pealevisega, Vont muidugi takistas seda, aga oli kontrollitav väravai poolt. Moilanen paneb kinni. Roosa Pantri värava, siis tuletame meelde, kes päris algust ei näinud Jonna Moilanen Soomest. Oli eelmisel hooajal ka Roosa Pantri, ma arvan, et oli nimekirjas, aga jah, platsil ei näinud teda. Et kogu mänguaeg läks Telensüülele. Kaareste võidab lahtiviske Härmandi vastu. Saab ise Litri tagasi ka. Kulla otsis sööta, aga otsustas hoopis boardi kaudu mööda mängida. Pärnik pidi nüüd pidurdama natukene, jätab Kaarestele. Kaareste pealevise läheb mööda, aga sellise põrkega, et Pärnik saab selle kätte. Neero üritab mööda boardi välja viia, võitlus Pärnikuga. Aga Pärnik saab omale pealevise madalalt ja põrkas üles, aga Helena Liiga suutis selle tõrje teha. Kumm hoiab Litrit tsoonis. Marilis siis Kumm tuletab meelde, et on ja Kirke Kulla pealevise ja nurka, aga Helena Liiga suurepärane viskumine ja sai selle kahjutuks ja Kumm hoiab tsoonis. Et Kummi puhul siis tegemist ka Roosa Pantri arstiga. Et loodame, et tal seda oskust siin vaja ei lähe hooaja jooksul. Tsoonist välja, kohe vahetust Mölder siis viskas Teelereede ja saab kätte. Ross survestab Härmand. Kaareste on kohe abiks mööda boardi. Kulla. Koger võitleb seal. Leidis nüüd Teelereede selle koha, kus see välja visata. Koger oli täitsa vaba, andis märku ka, aga ei saanud sinna söötu. Nüüd läheb nurka. Vont ja Koger. Vont siis mängija, keda näen mina jääl. Ma ei saa öelda tegelikult esimest korda, sest vaatasin ka Balti liiga mänge, kus ta oli, aga see oli Sostak sööstatud. Pealevise terava nurga alt, padjatõrje. Sai siin Tamberg veel suunata. Kristi sai tsoonist välja. Keller trügib vahet läbi, kaotas tasakaalu ja et siis Balti liiga mänge sai vaadatud seda küll video vahendusel, et seal ei saa parimat pilti, aga Vont on tõesti kiire hääl ja Balti liiga mängudel, mis on siis ütleme klubide koondis, tuleb seal võistleb. Nii. Mölder pealevise, padjatõrje. Et jah, seal ka Balti liigas mängisid Vont ja Sepp siis ühes kaitsepaaris, nagu ka täna siin. Mäng on päris sellised võitlusmomendid, on sellised jõulised, aga
jäävad reeglite piiresse. Kruglik, nii, siit nüüd üks karistus tuleb Mölderile. Kas näidati kinnihoidmist ja kepiga löömist? Ja, Mölder kinnihoidmine. Kolmandikku mängitud 7 minutit ja 7 sekundit. Esimene karistus tänases mängus. Jääb HC Krisli nüüd neljakesi. Meil on platsil Mölder, Lees, Lauk-Kurtavoi ja Kadiross. Mäng vilistatakse lahti HC Krisli tsoonist. Sitter Rosa Pantel Vont tagant. Ei lähe viskama, jätab Kaarestele. Otsivad. Nüüd jah, kaotus Litti paraku, aga nüüd on huvitav näha seda, kuidas mängib Rosa Panter ülekaalu, et otsitakse neid sööduliine ja pealevise tuleb. Ja jälle põrge padjast tagant kätt, kes seal oli Ester Talsi, seekord ei suutnud seda sisse suunata. Tundub, et seda ülekaalu mängimist on nüüd siin suvel või hooaja alguses tõsiselt harjutatud, et otsitakse neid sööduliine. See vise nüüd, Pärniku vise läks posti. Esimene vise siis maandus Krisli mängijas. Krisli saab nüüd vahetada. Kiirusega tõuseb Font. Ei pannudki siin tähele, Kirke Kulla vist tuli mängu, kui ta veel ei olnud, et vahetas praegu Krisli põhiliselt. Vont uuesti. Koger nüüd mööda boardi Kellerile, vaatame, Keller saab kiirusega tulla, aga vastas on ka kiire mängija, Vont. Keller läheb hooga mööda ja väga oskuslikult vise ebaõnnestus talle kahjuks. Oli juba väravast mööda mänginud. Et jah, seal vise oleks pidanud tulema üles nurka, näen seal, tunnen ära, kui vaatasite, näete värava taga on seal, üks on Amalia Keller isa nendest, kelle käest siis tütar kindlasti saab pärast näpunäiteid. Aga jah, Amalia puhul siis sellise mängijaga, keda soovitan ka selle hooaja jooksul jälgida, nagu ka eelmisel soovitasin, et järjest paremaks ja kiiremaks ta läheb ja on käinud juba ka koondise mitteametlikus laagris või turniiril, aga tulevikus kindlasti põhimängija koondises. Kas just esiviisik oma saab näha, aga kindlasti koosseisus sees. Kuus minutit mängu lõpuni. Rosa Pantri 3 väravaline edu. Kaareste ei lasta viskele tulla, välist segab nurgas. Pärnik värava taga, Kaareste, et siin väga palju saab see Rosa Pantri esimene ründekolmik mänguaega. On nad jätkuvalt head ja efektiivsed. Pärnik peale ise ja tuli sööt sinna värava nurga juurde Kaarestele ja proovis tagantkätt sisse suunata, aga Helena Liive oli ees. Vont ja Sepp uuesti jääl, et Roosal Pantril täna ongi kaks kaitsepaari. Erinevalt siis Kristist, kes on tulnud välja 3. Vont uuesti. See vise nüüd jäi nõrgaks natuke. Vondi puhul on näha ka, et kuigi tal tekib neid viskamomente, siis ta väga targalt ei lähe neid viskama vastu vastase põlvekaid, millest võib tulla kiirrünnak, et mängib kaaslastele söötu või järgmisel juhul siis viskab siis nurka.
nii uuesti, Vont. Nüüd proovis jah, viset ei jõudnud, suunab värava poole. Vont uuesti tõuseb, Ross suurestab teda. Saab tsoonist välja, aga Neero korras selle litri. Uuesti Vont. Nüüd Neerolt läks mööda, et mängisid siin Vondiga vahepeal nagu tennist natuke, väliste. Ross pöörab ennast minekule. Mölder väga vaba ei olnud, aga see jõuab liter temani. Jääb nüüd 2 kaitse vastu. Keerutab, otsib. Umbes viset ei tee. Siin on nüüd tsooni hoiatus. Lees on nüüd ei kuule ja Ross annavad jah kõik siin ja nüüd võib tagasi minna tsooni. Et kui on tsooni viga tulemas, siis peavad kõik vastasmängijad minema korraks annalt välja, väga tugev pealevisele Kellerilt seekord mööda. Et tundub, et on oma viskega väga kõvasti tööd teinud. Et varasemat, jah, tegemist on noore mängijaga ka. Ma ei tea, kas vanus jään praegu võlgu, äkki 15 peast öeldes. Mul siin kohe arvutit kasutada ei ole, et kontrollida. Aga jah, kõik kiirus, vise, kõik on väga palju arenenud. 4 minutit ja 2 sekundit jäänud kohtumise lõpuni. Et vahel küll 3 väravaline, aga võin öelda, et kohtumise lõpuni ikkagi, sest Pahvnaste meistriliigas ei mängita hokile tavapäraselt võitjad välja, et ka viigiline tulemus on võimalik. On olnud siin varasemaid hooaegi, kus mängitakse lisaaega või kohe karistusvisked. Aga praegu on niimoodi otsustatud. Juba vist äkki mitmendat hooaega. Ja nüüd on tegelikult tsooni viga on tulemas siin. Kohtunikud, ma ütleks, magasid selle maha. Et ei olnud korralikult kristimängijad väljas. Lauk, Kurtavoi ja Pärnik nüüd. Ütter jääb platsile. Suutis hoida selle tsoonis. Lauk, Kurtavoi. Tšupsman, värav ette. Tšupsman kindlasti ka sellel hooajal vajalik mängija Kristile kindlasti. Mäletame siis eelmised 2 hooaega kandis ta Roosa Pantri särki. Pidi sinna kahjuks eelmise hooaja lõpus ka maadles mitmete vigastustega ja käis ka koondisega kaasas, aga no ilmselt paraku ei suutnud oma täisjõus mängu näidata. Vont viib tsoonist välja. Jah, ootamatult kiiresti on mäng läinud, et nüüd 3. kolmandikul skoori kasvatatud ei ole, aga ei ütleks, et mäng sellest või mängupilt oleks olnud kuidagi igavam. Kulla sai tsoonist välja, mängib Pogeril taha, Lauk, Kurtavoi, Ritter uuesti talle. Ja nüüd lükkab ründes ja lükkabki nii, et Keller esimesena litri juures. Kõrge oli talle nüüd ebasoodne, aga Poger hoiab tsoonis. Keller saab viskele, viskab, otsis jälle patjade vahet. Oli Moilanen väga kiiresti pani need padjad all kokku. Et väravahil alati selline dilemma, millal minna põlvedele. Kui lähed liiga vara, jääb ülevalt. Ja siin oli õnne nüüd Kristil. Oli jälle Pärniku ja Kaareste selline söödumäng. Jõudis Elena-Liive õigel ajal ette. Et kui rääkisin, et väravahil selline dilemma, et millal minna põlvedele. Et kui lähed liiga vara, siis jääb ülevalt sul nurk tühjaks. Ja kui lähed liiga hilja, siis võidakse see nüüd Kulla vise mööda. Siis võidakse hoopis jalgade vahelt, kus sisse visata. Või alumisse nurka. Sepp mängib tagasi Kaarestele. Viimane minut on alanud mängust. Värav ette, Ritter.
sellistest olukordadest täna meil on tulnud väravaid juba. Tammerg proovis visata, aga liitrist mööda mäletame, et on ka tema täna ühe värava autor, ühe puute sai söödu ja ühest puutest kohe viskas peale. 30 sekundit lõpuni. Nüüd võib ära öelda, et õnnitleme tiitlikaitsjat esimese mängu võidu puhul. Kordusmäng on neil plaanis 21. jaanuaril, kui on võimalik siis teha HC Kristili vigade parandus. Ja peale seda jääb mõlemal naiskonnal veel 2 mängu. Aga tundub, et saab olema põnev hooaeg, et kindlasti vaadake ka järgmisel mängu, et saab näha, mis üllatustega välja tulemas Tartu Säde, kui heas vormis on sellel hooajal Viljandi naiskond, kes on natuke nime muutnud, aga lubasid ennast endiselt kutsuda Fuuriateks. Kuidas läheb Wolferinidel ja muidugi, kas selle hooaja põhitiitli pretendent saab olema hoopis HC Everest, kes hooajal turniiril andis sellise väiksemat sorti tormihoiatuse. Saab näha, aga tänud vaatamast, kohtume järgmistes mängudes. Jah, kui mind veel on kuulda, siis valiti ka parimad mängijad. HC Mantere poole pealt Diana Kareste, number 71. Ja Kristi poole pealt 59, Amalia Keller, kes täna tõesti paistis väga hästi silma. Palju õnne!